Vanasti on mu penn
lapsed. Vanaema ja vanaisa ei lahuta, sest siis, kui nemad elasid, siis inimesed meeldisid üksteisele. Siis käidi võluta midagi, et vett saada. Vanasti ei olnud uste lukke, sellepärast, et vargaid ei olnud veel leiutatud. Kui sa oled 77 ja sul tuleb sünnipäev, siis sa ei saa lihtsalt tagasi minna ja saada 76. Vaja on hakata kordusse minema. Kui armunud oled, jäävad kõrvad punaseks ja kogu pea on ülatunud. Kui armunud oled, siis tundub, nagu oleks süda peas. Kui inimesed on armunud, siis nad ajavad silmad paraneid ja liikmatud. Kui uudi saab tüüdi, siis nemad on ju nõus. Kui hakkate samu friigatoid võtma, võib juhtuda, et hakkate käima, kui mul oleks tüdruk, sest ma tahakski käib töölis ja oskab süüa teha, sest ma ei oska. Kui sa leiad endale peegmehe, sa võid oma vanemate keldrisse kolida, vahepeal üles minna ja natuke süüa küsida. Kui abiellud pannakse üks sõrmus sõrme, nii et abielluda saab ainult 10 mehega. Mitu peegmeest võib olla küll, võid näiteks öelda, nüüd ma lähen poodi, aga tegelikult lähed teise juurde ja pärast jõuab ju poes kalpi käia. Ja siis tuleb koju, kotid kaupa täis, ei pea ju petma. Ettepaneku mees, sest nemad ju tavaliselt komistavad midagi. Kui oled oma peeglemist tüdinenud, võite kuhugile peale viia ja lihtsalt sinna jätta. Ma ei mäleta oma puudi nime, aga mu tädipoeg mäletab. Armastus võib läbi saada, kui tuleb hakata koolis käima. Armukadedus oli näiteks siis, kui Kai Aabeli maha lõi. Kas sellelt pole midagi, kui su peegmees on koole? Saab ta ilusaks teha, pesete pea ära, annab talle puhtad riided selga. Minu meelest on hullem kaotada lemmikloom kui pruut, sest koer on su pereliige. Minu meelest võiksid ema ja isa loota õpetaja moodi, sest kui õpetaja sind lohutab, ei hakka teise nutka. Kui lapsed saaksid otsustada, siis muutuks maailm paremaks, sest siis saaksid lapsed oma tahtmise. Kõleda novembrihommiku hilisel tunnil astub Toomemäe tõtlikul sammul alllinna poole pikk divanik mees. Tihub peent pudulihma. Lõikav tuul keerutab üksikuid kollaseid vahtralehti. Mees tõstab vileta tuulejope krae üles, võdistab õlgu, haarab päevi näinud musta portfelli kaevasse ja surub käed sügavamale püksitaskutesse. Ringiga tulek oli viga,
ent ta armastab seda sügise mõõtmatusse nuplusse mattunud üksildast paika linna südames. Sammu kiirendades jõuab ta ülikooli peahoone nurgani ja seisatab hetkeks. Kõhklus tumedates, põlevates silmades, mis asuvad teineteisele ebatavaliselt lähedal. Mees pöördub paremale, paotab Berneri ust ning talle löövad vastu õdus soojus ja pead pööritav kohvile. Harjumuspärane laud on vaba. Ta võtab kohmerdades istet, otsides samal ajal taskust välja üliterava, ülilühikese pliiatsijupi ja hakkab sellega portfellist leitud paberilehega kirjutama. Ta tellis kohvi, kuid mees ei märkagi, kuidas järjest uued lehed täituvad ning lauale toodud kohv läheb aeglaselt külmaks. Järsku lõpetab ta kirjutamise. Heidab enda ümber uuriva pilgu, kuputab 3 korda lauale, tõuseb ja hakkab ette lugema. Väga palju ja väga kaugele kanduva häälega. See mees on Artur Alliksaar, luuletaja, keda ümbritsevad skandaalne saladusloor, kõige pöörasemad kuulujutud ja terve rida andunud jüükreid. Väga vähesed neist, kui üldse keegi, teavad, kes ta on, kust ta tuleb ja millist koormat endaga kannab. Head sõbrad, meil on au ja rõõm tervitada teid siin meie uues kultuuri- ja hingetemplis 31. Betty Alverile pühendatud luulepäevadel Tähetund. Kui parafraseerida Voldemar Pansot, kes kõneles Alverist, siis poeetidega juhtub vahel imesid, kui on Tähetund. Sel aastal teeme kummarduse Artur Alliksaarele ning kandugu meie tänu kõigi Eesti luuletajateni, kõigi loojateni. Sest kuni sünnib loomiseime, oleme elus. Hetk tagasi tõid teile oma sooja tervituse kooliteater Liblikapüüdja kõige pisemad 2. klassi lapsed. Ja enne veel, kui alustame Alliksaare lugude nautimist, on meil mõned austavad ülesanded. Lubage tutvustada selle aastast akadeemiat. Gerda Kordemets, Margot Visnap, Maarja Vaino, Kristiina Oomer, Viljar Pohhomov, Valdur Mikita, Margus Mikomägi, Märt Treier, Alo Kõrve, Pärt Uusberg, Andrus Vaari ja Reigo Tamm. Sõna on tervituseks härra Aivar Kokal. Tere kõigile, kes täna on jõudnud siia. Kui mõtled Betty Alverit, siis ka liblikapüüdjad. Kui mõtled liblikapüüdjad, siis tuleb meelde Tähetund. Kui tuleb meelde Tähetund, siis mõtled Janne. Janne kohtis, et tal on küll teater, liblikapüüdja kooliteater, aga ei ole oma koolimaja või oma teatrimaja. Ja ühel hetkel Janne tuli siia ja ütles, et see maja on natuke liiga väike. Me ehitasime selle maja natuke suuremaks, et Tähetunni pere siia kõik ära mahuks. Ja täna on esimene päev,
ja ma võin teile ka nüüd julgelt öelda, et ka esimene tund, kui siin majas tohib midagi teha avalikult. Siin on tehtud küll juba terve kuu aega proove ja kõike muud. Aga ma soovin teile kõigepealt selle maja pere poolt ilusaid tuulepäevi ja ma toon teile tervitusi ka Jõgeva vallavanema ja volikogu poolt ja Liane, ma toon sulle üles need lilled. Ma soovin teile edu, jaksu ja ma loodan, et see maja saab palju teatrit, muusikat ja kultuuri täis. Ma tean, et esimesed teatrid peale teie on juba siia registreerunud, nii et ma loodan, et ma näen ka siin mõnda näitlejat, kes on lubanud, mul vist see suvi jääb ära, aga järgmisel suvel tulla siia õue peale mängima, nii et Jõgeva on saanud endale juurde ühe kultuuritempli ja nii nagu Lianne ütles, et see peab olema kodu, siis on see kaunite kunstide kodu. Veel kord kõiki ilusad luulepäevi teile kõigile ja kohtunikele tugevat närvi. Aitäh! Mõnikord pead sa väga vaikselt rääkima, et ära tunda, kes sind päriselt kuulab. Seepärast tundub õige päeva alustada just nõnda moodi. Korrake palun minu järel. Räägi tasa minuga. Räägi tasa minuga. Siis mu kuulmine on ergem. Siis mu kuulmine on ergem. Räägi tasa minuga. Räägi tasa minuga. Tasa taibata on kergem. Tasa taibata on kergem. Inimrõõmu hinge härmi. Inimrõõmu hinge härmi. Tunnen, taban läbi tuule. Tunnen, taban läbi tuule. Ainult surnud sõnanärvi. Ainult surnud sõnanärvi. Kuuldeski mu kõrv ei kuule. Kuuldeski mu kõrv ei kuule. Aitäh. Aitäh. Esimene etendus algab 12 minuti pärast.